Mul on siin käes kaks turvakaamerat. Peale selle, et üks on küll torukaamera ja teine on kuppelkaamera, siis neil on üks oluline erinevus veel. See siin on analoogkaamera ja see siin on IP-kaamera. Mis neil sarnast on, mis neil vahet on ja milline just sulle sobiks, hakkame kohe vaatama. Tere, mina olen Reijo ja täna hakkame omavahel võrdlema analoog- ja IP-turvakaameraid ning leiame just sulle sobiva turvakaamera. Kõige lihtsam viis, kuidas nende peamist erinevust selgitada, on mõelda seda nii, kui ütleme, et kaamerad on kui silm, mis näitavad meile pilti ja analoogkaamera siis näitab meile lihtsalt pilti ja saadab selle siis edasi salvestisse ja seda pilti me saame näha läbi siis selle silma. Nüüd IP-kaamera ei ole mitte ainult silm, mis ei näita lihtsalt ainult pilti, vaid tal on ka siin korpuse sees aju. Ehk siis ta saadab edasi ka digitaalset signaali meie salvestisse. Ehk siis IP-kaamera on palju targem ja tal on palju rohkem erinevaid funktsioone. Näiteks kui mõlemad kaamerad näevad, ütleme, auto numbrimärki, siis see kaamera, analoogkaamera, suudab lihtsalt seda vaadata kui meie silm ja IP-kaamera siis lisaks vaatamisele suudab ka informatsiooni talletada ja vastu võtta. Ja kui võtta see auto numbrimärgi näide, siis IP-kaamera suudab seda autonumbrit ka ära tuvastada ning seda informatsiooni ka süsteemi talletada, et me saaks hiljem seda käsitleda, näiteks Exceli tabelisse kirjutada. Ehk siis nende peamine vahe ongi see, et analoog siis lihtsalt näitab meile pilti ja IP-kaamera siis näitab meile pilti ja lisaks saame siis ka väga palju tarku funktsioone kasutada. Mul on siin selja taga kaks salvestit ka, millest üks on IP-kaamera jaoks ehk siis NVR ja teine on analoogkaamera jaoks ehk DVR. Nüüd oluline on teada, et vaatamata sellele, et analoogkaamerad ei tule kaasa tarkade funktsioonidega, siis nad suudavad sellegi poolest 8 megapikslist pilti edastada 4K resolutsioonis. IP-kaamerad suudavad pilti edastada siis kuni 30 megapiklise resolutsiooniga ja isegi rohkemgi tegelikult. Küll aga tuleb võtta arvesse seda, et 30 megapikslit see on juba nii suur number, et tavakasutajatel seda kindlasti vaja ei ole, et kus see rakendust leidub, on võib-olla kasiinod näiteks. Kaablitest rääkides, siis analoogkaamerad toimivad koaksiaalkaablitega ja neil on ka toide erinevalt IP-kaameratest eraldi. Salvestiga ühenduvad need siis BNC pluss DC ühendusega ja nende ulatus on kuni 50 meetrit. Kuigi on olemas ka Power over Coax ehk siis POC, mille puhul siis saab ühendada neid ka kuni 200 meetri kaugusele. IP-kaamerate puhul on tarvis ainult tavalist võrgukaablit, kas siis CAT5 või CAT6 ja ühendus toimub siis RJ45 ühendusega ning nende võrguulatus on kuni 250 meetrit. Mis neil veel erinevat on see, et analoogide jaoks saab ühel salvestil ühendada kokku kuni 30 kaamerat. Nagu juba mainitud sai, siis neil on kas limiteeritud või täielikult puuduvad nutikad funktsioonid, aga seda öeldes siis tasub kindlasti arvesse võtta seda, et paljudel isegi polegi neid nutikaid funktsioone vaja, et kui teil on lihtsalt vaja silma, teil on lihtsalt vaja midagi jälgida, kas siis läbi monitoorimiskeskuse või läbi mobiilitelefoni, siis see ajab täiesti asja ära. Nüüd IP-kaameratel saab ühel salvestil ühendada kokku kuni 256 kaamerat. Nende ülesseadmine ehk installeerimine on palju paindlikum, millest ma ka hiljem natukene räägin. Ja loomulikult on neil väga palju erinevaid nutikaid funktsioone, nagu näiteks numbrimärgi tuvastamine, mida ma mainisin, jooneületus, näo tuvastamine ja lisaks nendele saab seda ka ühendada oma targa kodusüsteemiga. Kui nüüd installatsiooni juurde minna, siis analoog võib vahepeal osutuda keeruliseks, eriti kui teil on mitu hoonet. Seda selle tõttu, et kõik need analoogjuhtmed peavad minema salvestisse. Kui teil on näiteks 2 või enam hoonet, siis peate igast hoonest jooksutama need kaablid salvestisse ja see võib võtta päris palju kaabeldust. IP-kaamerate kasutajate jaoks on aga elu natuke lihtsam selle poolest, sest sul on võimalik lahendada seda niimoodi, et paned peahoonesse salvesti ja peahoonesse siis ühendad ka teised kaamerad ära ja kõrvalhoonesse vead ühe kaabliga switchi ja siis sinna teise hoonesse ühendad kõik ülejäänud kaamerad
ainult sinna switchi, ehk siis sul kahe maja vahelt jookseb ainult üks kaabel. Nüüd edasi minnes siit, siis mis on nende mõlema variandi eelis teise ees? No näiteks analoogsüsteemil on väga väiksed ülalpidamiskulud, sa ei pea väga palju kõikidest tehnilistest vidinatest teadma, et seda üldse üles seada. Üldiselt aga maksab vähem ja kui sul on juba seina sees olemas koakskaablid ja sa ei soovi seina maha lammutada, et sinna uut süsteemi ehitada, siis miks mitte lihtsalt kasutada seda sama süsteemi ja uuendada lihtsalt oma kaameraid. Nüüd IP-kaamerate puhul loomulikult, kui sul on olemas igal pool Cat5 kaablid, siis väga hea oleks ju ka jätkata nende kasutamist. IP-kaamerate süsteemid on ka väga lihtsasti laiendatavad. Nagu enne juba mainisin, siis nende paigaldamine on ka veidi paindlikum. Ja muidugi on neil ka väga palju erinevaid nutikaid funktsioone ning neid saab ka integreerida oma targa kodusüsteemi. Kui nüüd lõpust minna selle juurde, et okei, kumba ma valin endale, siis tegelikult oleneb päris mitmest asjast. Esiteks, millist turvasüsteemi sul üldse vaja on, sest mõlemad süsteemid suudavad baasvajadused ilusti ära rahuldada. Nad mõlemad annavad HD pilti ja kusjuures väga kvaliteetset HD pilti. Teiseks, mis kaablid sul juba olemas on, sest kindlasti kaablite seinast välja tirimine, uuesti ühendamine, kui on mitu hoonet, siis nende vahel see võtab väga palju aega ja raha, et kui on juba olemasolevad kaablid, mida saab kasutada, siis miks mitte neid kasutada. Või vastupidi, äkki sa tahadki uuendada kogu oma süsteemi ja sa tahadki kasutada teisi kaableid. Kolmandaks siis, kui suur on sinu eelarve. Lihtsalt öeldes siis analoog on üldiselt soodsam. Ja kindlasti on vaja mõelda selle peale, kas sinu jaoks on olulised kõik need lisafunktsioonid, mis IP-kaameratega kaasa tulevad. Kas sinu jaoks on oluline näiteks näotuvastus, auto numbrimärgi tuvastus, jooneületus, automaatse kodu integratsioon ja palju muud teisi siukseid funktsioone. Ja viimaseks tasub kindlasti mõelda ka tuleviku peale, et võib-olla sa tahadki praegu investeerida süsteemi, mida sul oleks tulevikus võimalikult lihtne edasi arendada. Nii et kokkuvõtvalt ütleks siis, et mõlemad variandid kindlasti katavad kõik baasvajadused ära. Kui sa aga soovid ka endale mingeid nutikaid lahendusi, võib-olla ka targa kodu lahendusega integreerida, siis kindlasti tasub mõelda IP-kaamerate peale. Kui aga sul on natuke lihtsamad vajadused ja sa tahad lihtsalt, et sa pilti näeks, siis analoogkaamera on täiesti okei. Igatahes loodan, et sain sulle sellega abiks olla. Mina tänaseks lõpetan, aitäh vaatamast ja järgmise korrani!